Seda võib nimetada täielikuks läbikukkumiseks või läbirääkimiste ebaõnnestumiseks. Iraan on taas alustanud massiivseid rünnakuid Ameerika Ühendriikide liitlaste vastu Lähis-Idas. Iraan korraldas raketi- ja droonirünnaku Kuveidi rahvusvahelisele lennujaamale, mille tagajärjel on hukkunuid ja vigastatuid ning lennujaam sai tõsiseid kahjustusi. Lisaks sellele ründas Iraani Islaamirevolutsiooni kaardiväe korpus Ameerika sõjaväebaase Kuveidis ja Bahreinis. Rünnaku sihtmärkideks olid USA 5 laevastiku peakorter, lennubaas ja helikopteriüksus. Lisaks sellele ründasid iraanlased avalikult ka Ameerika naftatankerit. Selle taustal nõuab USA president Donald Trump Iraanilt kirjalikku selgitust järeleandmiste kohta, millele riik on valmis tuumaprogrammi osas minema. See nõue tekkis eelkokkuleppe raames, mida pooled üritavad hiljem sõlmida. Peaaegu 2 kuud. Kuid paljude jaoks ootamatult kinnitas Donald Trump täna avalikult, et ta tõepoolest nimetas Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut kuradima hulluks. Ja kohe hakkas Donald Trump kiitma Iraani liidrit. Trumpi sõnul jääb ajatolla Mojtaba Khamenei üheks kõige mõjukamaks tegelaseks Iraanis ning ta isiklikult sooviks temaga kohtuda. Trump ütles isegi, et selline kohtumine oleks talle au. Selline ootamatu pööre. Vaatame nüüd asja lähemalt. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Olen teile selle eest tänulik. Ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Nii et enne kui liigume edasi Iraani taasalanud rünnakute juurde USA sõjaväebaaside vastu piirkonnas, arutame kohe üht väga olulist asja. Eile ilmus sellele YouTube'i kanalile video, kus ma rääkisin, et USA president Donald Trump kritiseeris teravalt Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut seoses Iisraeli pingete eskaleerimisega Liibanonis. Vestluse ajal nimetas Donald Trump Netanyahut hulluks ja süüdistas teda tänamatuses. Lisaks tõi välja Axios eile isegi Donald Trumpi tsitaadi, mis oli suunatud Netanyahule. Sõna-sõnalt, sa oled kuradi hull. Sa istuksid vangis, kui mitte mina. Ma päästan su naha. Nüüd vihkavad sind kõik. Kõik vihkavad Iisraeli selle pärast. Mida kuradit sa üldse teed? Pärast eilset saadet ilmus kommentaaridesse väga haritud inimesi, kes hakkasid kirjutama väga palju selle kohta, et Aleksei Petši, kust sa selle info võtad? See on ju kõik vale, sa oled antisemiit, sa laimad Netanyahud. Donald Trump ei oleks iialgi elus midagi sellist öelnud ja nii edasi ja nii edasi. Aga selle saate all olen kindel, kõik need samad kommenteerijad vaikivad ja siin on põhjus. Asi on selles, et täna, järgmisel päeval, pärast minu eilset saadet, juba Donald Trump ise kinnitas, et pingelise telefonikõne ajal kritiseeris sa teravalt Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut olukorra pärast Liibanonis. Saatejuht Miranda Devine küsis intervjuus Donald Trumpilt New York Posti taskuhäälingus, kas ta nimetas Netanyahut kuradima hulluks ja kas ta ütles, et Netanyahu istuks vangis, kui poleks Trumpi. Selle peale vastas Donald Trump ja ma tsiteerin teda ning näitan isegi videot. Ma näitan, kus ta seda ütleb. Ja siin Trump vastab, jah, ma ütlesin seda. Ja siis lisas ta, tsiteerin, ma ei ütleks, et ma olin vihane. Mind natuke häivis tema pidevad konfliktid Liibanoniga. Saate aru? Mingil hetkel ma ütlesin talle, Bibi, me peame selle lõpetama, me peame selle peatama. Selle peale sa olid tema peale vihane ja sa ütlesid, kas sa oled hulluks läinud? Mida sa teed? Ma aitasin sul vanglast pääseda. Kas see on tõsi? Kas sa rääkisid temaga neil aegadel? Jah, rääkisin. Ma ei ütleks, et ma olin vihane. Ma olin natuke häiritud tema käitumisest. Ma olin kogu aeg kakles Liibanoniga. Teed mingil hetkel ma ütlesin, Bibi, me peame selle lõpetama. Me peame lõpetama, Bibi. We gotta stop this. We gotta stop it. Netanyahu ise keeldus täna vastamas küsimusele, kas Trump tõesti teda hurjutas, kuid vihjas, et jah, nende vahel tõesti tekivad tülid, kuid midagi ta siiski kinnitas. Järjeb tema tsitaat. Mõnikord, nagu parimates peredes, tekivad meil taktikalised erimeelsused, kuid me leiame alati viisi nende lahendamiseks ja teeme seda nagu suured sõbrad. Me võime hommikul mitte nõustuda, aga juba õhtuks on meil ühised tegevused.
tema austab mind, mina austan teda. Leiame alati viisi oma erimeelsuste lahendamiseks. President Kenitas, et ta ütles, et te olete kurat hulluks läinud. Kuidas te sellele reageerisite? Mis tegelikult sellel kõnel juhtus? Meil on ühised eesmärgid. Mõnikord on meil, nagu parimates peredeski, selliseid taktikalisi erimeelsusi. Me leiame alati viisi, kuidas need lahendada. Ja teeme seda suurte sõpradena. Me võime hommikul eri arvamusel olla, aga pärastlõunaks on meil ühine tegevus. Aga mis on huvitav küsimusele, kas Donald Trump ütles talle, et ilma tema abita oleks ta vangas olnud, ei hakanud Netanyahu seda eitama, vaid ütles, et jah, nii oligi. Netanyahu tänas Trumpi toetuse eest seoses korruptsioonisüüdistustega, mida ta nimetas valedeks ja naeruväärseteks. Nüüd ootan kõiki neid samu kommenteerijaid, kes eile kirjutasid, et ma valetan, et ma laiman, et Trump pole kunagi midagi sellist öelnud. Noh, kirjutage, tunnistage, et teil polnud õigus. Siin on teile selge kinnitus sellele, millest ma eile rääkisin. Ja jätke see hetk, kus Donald Trump kritiseeris Netanyahut meelde. Me tuleme selle juurde kindlasti veel tagasi. Räägime nüüd Lähis-Ida pingete suurenemisest. Sõjategevus Pärsia lahes aktiveerus taas kolmapäeval. Iraani islaamirevolutsiooni kaardivägi ründas Ameerika sõjaväebaase Kuveidis ja Bahreinis. Rünnaku sihtmärkideks olid USA 5 laevastiku peakorter, lennubaas ja helikopteriüksus. Lisaks sellele tabas löök Ameerika naftatankerit Panajat. Ameerika naftatankerile Panaja. Iraani islaamirevolutsioonilise kaardiväe korpus märkis, et see oli vastus Keshmi saare lõunaosas asuva sidejaama tulistamisele. Omakorda teatasid USA keskväe juhatuses, et kõik Iraani rünnakud ebaõnnestusid. Järgneb tsitaat. 2 Iraani raketti, mis tulistati Kuveidi suunas, kukkusid alla enne sihtmärgini jõudmist või lagunesid õhus. Ja 3 raketti, mis tulistati Bahreini suunas, tõrjuti kohe õhutõrjejõudude poolt. Õhutõrje poolt. Siin märgin, et USA ja Iraan alustasid vastastikuseid lööke pärast seda, kui rahuläbirääkimised olid ummikusse jooksnud. Samal ajal kehtib riikide vahel relvarahu režiim, mille USA president Donald Trump kuulutas välja juba aprilli alguses ja hiljem pikendas määramata ajaks. USA ja Iraan arutavad rahulepet, mis peaks hõlmama Teherani loobumist uraani vikastamisest ja Hormuzi väina avamist. Ja nüüd Axiossi andmetel nõudis Trump alates 31. maist, et dokumenti lisataks täpsed punktid uraani kohta. Samal ajal teatas Iraani agentuur Tasnim 1. juunil, et Iraan peatab väidetavalt USA-ga peetavad läbirääkimised seoses Iisraeli rünnakutega Liibanoni vastu. Kuid pärast seda täpsustas Trump, et ei, läbirääkimised jätkuvad ja toimuvad kiirelt. Aga meie oleme juba 100 korda kuulnud sellist jama Donald Trumpilt, et kohe-kohe on kokkulepe saavutatud. Hiljem otsustas Iraan täna hiljem korraldada sellise demonstratiivse rünnaku Kuveidi vastu. Iraan andis raketi- ja droonilöögi Kuveidi rahvusvahelisele lennujaamale. Kuveidi lennundusvõimude andmetel tõi rünnak kaasa terminalihoone olulised purustused ning kahjustas kriitilise taristu objekte ja diplomaatilisi esindusi. Pärast rünnakut peatasid võimud ajutiselt kogu lennujaama töö. Üks terminalidest on seal siiani suletud, kuna sai suuri kahjustusi. Ja siin ma tuletan meelde, miks ma ütlen, et see oli demonstratiivne löök. Lennujaam hakkas alles hiljuti taas täisvõimsusel tööle pärast eelmiste rünnakute tagajärgede likvideerimist. 2 päeva enne uut rünnakut teatasid Kuveidi võimud, et remonditööd on lõppenud ja esimene terminal on taas töös. Täna rünnati seda terminali uuesti ning see sai taas kõige rohkem kahjustada. Ja selle taustal nõuab USA president Donald Trump Iraanilt kirjaliku loetelu järeleandmistest, millele riik on valmis tuumaprogrammi osas minema. See nõue tekkis eelkokkuleppe raames, just selle vastastikuse mõistmise memorandumi osana, mida pooled tüüavad sõlmida. Varem andsid Iraani läbirääkijad suulisi kinnitusi, et režiim nõustub lõpuks oma tuumaprogrammi osas teatud tingimustega. Oluline on ka arvestada, et tuumatehingu üksikasjalikud arutelud pidid toimuma alles pärast raamkokkulepet, ehk siis ajal, mil pooled hakkavad lõplikku lepingut kooskõlastama. Kuid USA president jõudis reedel olukorrakeskuses toimunud kohtumisel järeldusele, et Iraani suulised kohustused ei ole piisavalt tugevad, mistõttu nõudis ta, et konkreetseid järeleandmisi kirjeldatakse eelkokkuleppe raames. Ja just see nõue paljastas sisuliselt, tõelise olemuse.
iraanlased. Nad teatasid kohe, et ei soovi enam mingeid läbirääkimisi. Aga ka Trump ise hakkas siin kummaliselt käituma, sest ühelt poolt kritiseeris ta Netanyahut, aga teiselt poolt kiitis Iraani juhti. Donald Trump teatas ootamatult, et ajatolla Mojtaba Khamenei jääb üheks kõige mõjukamaks tegelaseks Iraanis. USA president Donald Trump tegi avalduse, mis võib viidata Washingtoni uuele lähenemisele Teheranile. Tema sõnul naudib ajatolla riigis märkimisväärset austust pärast oma isa, Iraani ülemjuhi Ali Khamenei ja teiste pereliikmete hukkumist Iisraeli õhurünnakutes sõja alguses. Kuid kõige üllatavam on see, et Trump teatas, et soovis kohtuda Mojtaba Khameneiga. Tsitaat. Ma tahaksin temaga kohtuda. Ma kohtuksin hea meelega kõigiga neist, aga kõigepealt tahaksin ma temaga kohtuda. Ja tõenäoliselt me kohtume mingil hetkel, sõltuvalt sellest, kuidas kõik kujuneb. Uute rünnakute taustal ja Trumpi järjekindla keeldumisega tunnistada, et vaherahu on juba ammu katkenud, ei tundu Washingtoni käitumine praegu võitja käitumisena. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, seda saab teha rahaliselt, tehes mis tahes annetuse selle video kirjelduse all olevate linkide ja makseandmete kaudu. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!